meeskond kokku saades räägivad ikka ilmast, meil laulab ilmast. See on lauli kunagi käest nagu tulnud, 15 tagasi ja laulu kaasa. Külma tulnud Kuuramalta, külma tulnud Kuuramalta, vallade hakanud harjumalta, alla hakanud Harjumalta, Viru tulnud Virumalta, Viru tulnud Virumalta, külma tulnud küsimata, külma tulnud küsimata, vallade hakanud arvamata, allad hakanud arvamata, lumi saadanud lubamata, lumi saadanud lubamata, talvega tulnud tahtemata, talle tulnud tahtlemata, Viru ilma Viru külma, Viru ilma Viru külma, külm on kätel, külm on jalgel, külm on kätel, külm on jalgel, külm on kümne küünelegi, külm on kümne küünelegi, Viru aga viie varba alle Viru viie varba alle, käsi külmab kinda sisse käsi külmab kinda sisse, sõrmega otsade sõitele, löövad sõrme otsad sõitelevad, jalga jätab suppa sisse, see jalga jätab sukka sisse, varvas külmab viisu sisse varvas külmab viisu sisse, Viru ilma Viru külma Viru ilma Viru külma, Viru ja vihane ilma, Viru ja vihane ilma, Viru ja tuuli tugeva, Viru ja tuuli tugeva, puhub läbi uue kuue puhub läbi uue kuue, läbi mu sooja südame läbi mu sooja südame, läbi mu ihu ilusa läbi mu ihu ilusa, läbi mu pale punase läbi mu pale punase, teaks minu ella heideke, kene teaks minu ella eilekene, teaks minu tarka taadik, kene teaks minu tarka taadikene, õed suured Soome alla õed suured Soomemaalla, venna
puida 10 sülda, kuusepuida. Saada sülda saare, Puida 100 sülda, saarepuida. kadoks tuule tulles, Saagi tadoks tuule tulles saagi. kadoks süttede särgi Alla tadoks sütte särgi alla. laia lõkke laagi päev. Laia lõkke laagi päev. Siis oleks sooja küll minule, Tuule siis oleks sooja küll minule. sooja 10 küüne, Legi sooja 10 küünelegi. soojaga 5 varba, Alle sooja 5 varba alle. mina ka timbin teda Mööda mina timbin teda mööda. morsine minna maada, Mööda marsin minna maada mööda. ei tea, ei tea, Taati ei tea taati. jõed suured Soome, Alla jõed suure Soome malla. vennade viiburis Vägevad vennad viiburis vägevad. ei tea, armase armu, Kelle ei tea armas armukene. minu kulda kaasake, Kelle minu kulda kaasakene. hõbedane teine, Oli hõbedane teine oli. kui on külmasin minu, Minule kui on külmasin minule. külma 10 küüne, Legi külma 10 küünelegi. minu aga 5 varba, Alle viilu 5 varba alle. keha kasukas 10, Keha kasukas külmetab. ootod külma No külma, ootod külma, no külma. las mina jõuan loosi Valla las mina jõuan loosi valla. meren või Võru raja, Ja veevere või Võru rajale. seal teen salasooja, Kese seal teen salasoojakese. kütaraga kuuma kambri, Kese kütan kuuma kambrikese. kütan kuumaks kui kuura, Kuradi kütan kuumaks kui kuradi. siis sina huulud ukse Tabe siis sina huulud ukse tabe. siis sina karjude kambri Tabe siis sina karjud kambritade. laske sisse lapsu, Kene laske sisse lapsukene. laske tuppa tantsima, Maie laske tuppa tantsimaie. teil juhul Laskma leie ette juhu laskma. ei saa lasta lapsu, Kene ei saa lasta lapsukene. siis sina küll
tere, head lapsed! On nii suur rõõm näha, et meid on täna siin nii palju. Hiievägi on pühapaikade kokkuvõtte aastasündmus, mida korraldame alates 2008. Seega minu kehva matemaatika pea järgi vist 17. kord. See on ainuke pidulik sündmus, mis on pühendatud maavalla kõikidele põlistele looduslike pühapaikadele ja nende sõpradele. Sündmuse korraldavad Hiitemaja sihtasutus ja Maavalla koda. Sündmus saab teoks talgu korras. Kõik esinemised on puhtalt vabatahtlik ja õhinapõhine töö. Õige pea saame ülevaate toimunud Hiite kuvavõistlusest ja autasustame võitjaid. Tunnustame hiiesõbralikke ettevõtmisi ja saame teada, kellele usaldatakse tänavu aasta hiiesõbra austav nimetus. Pidu tuju loob Tuule Kanni, Helen Arusoo ja Roosi Padari kandlemäng ning Tartu Arvuvilli aktiiv. Vägevaid regilaule lasevad kõlada Lüütürri mehed Harjumaalt. Sündmuse lõpus on kõik kohalviibijad palutud keha kinnitama. Laua katavad talgukorras hea ja paremaga Maavalla koja perenaised ja peremehed. Üles on pandud müügilett, kust saate osta järgmise aasta hiiekalendrit, Maavalla sirvikalendrit ja samuti Aarne Adra loodusmehe kalendrit. Avatud on ka kirjandusmuuseumi raamatupood. Mõnusat sündmust teile. Nüüd saab sõna Maavalla koja vanem Madis Iganen. Madis, palun presidendi. Head Maavalla koja inimesed ja külalised. Käes on meie inimeste kõige pidulikum ja kõige tähtsam sündmus. Hiiesõbra väljakuulutamine ja kuvavõistluse võitjate esiletoomine on kujunenud terves meie ühiskonnas omamoodi nähtuseks, millega arvestatakse. Meid teatakse ja tuntakse mitte ainult oma õiguste eest võitlejatena, aga ka lihtsalt inimestena, kes oskavad omad hulgast edukamaid välja tuua, nendest lugu pidada, neid esile tõsta ja tänada. Selleks kohaks ongi kujunenud Hiieväe sündmus koos kuvavõistlusega. Sellel sündmusel on teinegi mõõde ja see on ehk veelgi olulisem. See sündmus liidab meid, hoiab meid koos, aitab meie meelt erksana hoida ja õigel kursil edasi liikuda. Seda sündmust on vaja kümnetele tuhandetele meie maa inimestele, kes meiega ühtemoodi mõtlevad ja on täna siin oma heade mõtete ja soovidega, nagu kõik meiegi, kes me oleme siia kohale tulnud. Ühtsuses on jõud ja koos olles on meie vägi tugev. Oleme väekas rahvas, oleme suutnud oma kultuuri säilitada ja oleme suutnud kõigi kiuste läbi ajaloo tänaseni ellu jääda. Me oskame süveneda ja omi asju põhjalikult läbi mõtelda ning teostada. Kõik teie, keda täna tunnustatakse, olete üks osa meie rahva pikast loost, mis on kestnud läbi ajaloo ja teie oskus pühenduda näitab eeskuju teistelegi ja nii kaua, kui saame oma inimesi Hiieväel tunnustada, elab edasi meie rahva pärimus. Aitäh teile tehtu eest! Järgmisena võtab sõna Soome Taivannolla ühenduse juhataja Patrick O'Rourke. Hiieväe sündmus on kujunenud oma aastaja kohaseks hilissügiseks pühaks, mis võtab kokku aasta tulemused ja avaldab tänulikkust. See Maavalla püha moodustab harmoonilise aastaringi Taivannolla kevadel veetava pühaga ehk hiitepäevaga.
Hiitepäeva on tähistatud 28. urbekuud alates aastast 2013. See on lisatud kalendrisse, et julgustada inimesi otsima teadmisi looduslikest pühapaikadest, tutvuma nendega ja elastama paikadega seotud pärimust. Ehk siis oma olemuselt vastab see Hiie kuvavõistluse eeskirjale. Ääns tuleb ühest ajaloolisest kirjast, mida Kerimäe asekirikherra kirjutas Porvoo toomkapitlile 28. urbekuud 1748. Ta kaebas, et raiumiskäsust hoolimata on kohalikud pühad puud ikka veel alles. Võib öelda, et hiitepäev pöörab kirjasilu ümber oma tänapäevase tähistamisega. Päev on tähistatud kas loengute, retkede või muu tegevusega. Eelmisel kevadel tähistati hiitepäeva palvusega Hämes. Päevana kutsub ka maavalla inimesi tähistama hiitepäeva järgmisel kevadel. Mul on hea meel anda teada, et Taivanalla hiisihanke eestvedaja Jon Björkman on hiljuti kaitsnud edukalt oma doktoritööd. Tema uurimus käsitleb Edela-Soome looduslikke pühapaiku ja annab olulise panuse tööle Soome hiite kaitsmiseks. See on hea põhi ka teistele hiitega seotud töödele, mida me oleme kavatsenud alustada. Nagu maavallas on ka Soomes läinud hiie tavasid, mis oleks juba õige aeg nii-öelda kaante vahele saada. Mainin ka, et eelmisel suvel peeti Ida-Soomes esimest korda Pielisi Pieterbergid, kuhu kogunesid erinevate Soome põlisõidu organisatsioonide esindajad ka Taivanalla. Sündmus või põhja ühise Aasia nimel tegutsevate põlisõidu esindajate koostöö. Koostöö on jatkunud ka üle Soome lahe. Tänavu korraldati jälle Taivanalla maavalla suvilaase, seekord jäämises Kesk-Soomes. Oli südant soojendas saada jälle nii vanu kui uusi maavalla sõpru meile külla. Ja juba 4. korda on Taivanalla saanud kaasa panustada Hiie kuvavõistlusele, mis rõõmustab mind. Olen eriti rõõmus ka selle üle, et Soomest on iga aasta aina rohkem kuvasid saadetud. Ülekaaluliselt suur enamus vastab võistluse eeskirjale. Sellest saame järeldada, et huvi looduslike pühapaikade vastu kasvab Soomest ning et inimesed on aina teadlikumad sellest, mida tähendab ajalooline looduslik pühapaik. Muidugi võib igaühel olla ainult teatud püha koht, kus ta saab ennast ravida, enda sisemist keskust leida ja ennast hästi tunda. Aga ajalooliste pühapaikade muutumine ühiskonnas teadvustatuks on juba teine tasand. See on ajaloolise järjepidevuse jätkamine. Meie nii siin kui sealpool lahti teeme tööd, et aastasadu ja tuhandeid jätkatud traditsioone jätkatakse edasi. Selleks me ei pea looma ja ei loogi midagi uut, vaid keskendume hoidma üleval ja jätkama olemasolevat. Seda tööd saab teha erinevate abivahendite kaudu, olgu selleks sihtasutus nagu Hiitemaja, religioosne organisatsioon nagu Maavalakoda või mittetulundusühing nagu Taivanalla. Sellised institutsioone muidugi ei olnud meie esivanemate maailmas, aga tänapäevane modernne ühiskond nõuab erinevaid asju, nagu maaelu kasvõi 100 aastat tagasi. Kuid oluline, mille ülevalhoidmisele me keskendume, on ikka see sama põhi nagu 100 aastat tagasi. Looduslikud pühapaigad on olnud meie esivanematele tähtsad ja pühad ja nii nad on ja olgu ka meile. Ja need pühapaigad ühendavad meid mitte ainult meie esivanematega, vaid ka meid omavahel, mida me näeme ilusti siin tänasel sündmusel. Selliste tervitustega soovin teile mõnusat hiiele sündmust. Aitäh! Järgmisena saame näha tänavuse hiite kuvavõistluse tähelepanu väärsemaid töid. Head vaatamist!
sõna saab kiite kuvavõistluse hindamiskogu esimees Aarne Ader. Head inimesed, ma ei olnud selles komisjonis üksi. Minuga oli siis pilte sõelumas särasilmne sõnade hea hindaja ja kandemängija Helen.
võtan järjest, ma näen siin peaaegu et esireas natuke veel fotograafi, aga üha rohkem kuvameest Kiuru. Ja läbi elektromagnetlainete oli ka meie komisjoni töös osalemas soome-ugri spets Patrik. No nii, oluline on nüüd öeldud, kes millegagi rahul ei ole või siis vastupidi tahab kiita, siis need on inimesed, kellele kurta või kiita. Ja pildid, need kuvad olid teie ees ja ma ei hakka neid, ei taha neid üha enam, ei taha neid ümber jutustada, kuidagi teha mingit statistikat. Statistikast nii palju, et alul sai neid pilte kokku loetud, aga uutel aegadel, kui me nüüd oleme kokku saanud väga õdusas Väike-Tinni talus, seal Kuutsemäe jalamil, siis on olnud nii hästi, et alati meil käib see piltide kokkulugemine tundides. Ja tegelikult meil on alati sama palju aega ka, sest osa inimesi tuleb Tallinna linnast ja see on täpselt nagu rongid käivad. Ka seekord saime hakkama, aga aus vastus, kui küsite, et kuidas kohvipausidega oli, siis ütlen, olid lühikesed. Paar minutit on mul veel, siis ma räägin ka selle loo ära, mida ma siia sõites, mis nagu pähe tuli. Ja pähe tuli nagu selline haakumine ühe vana looga. See lugu seostub ühe ehitusmehega, kelle nimi on Meinard, kes on juba tolles ilmas nüüd, aga olime tuttavad, ta käis 70-ndatel ka hiljem meil ehitamas abis sageli. Ta oli ehitusmees ja ta oli ka kõva napsumees. Ja mingil ajal, see oli veerandsajad tagasi, kui ma ühe maatükki ostsin Otepää kandis, siis tuli temaga juttu, et tema on ka käinud seal. See on Hinnomäe talu ja ta ütles, et ta on käinud, et temal oli seal üks sõber, kellel oli seal pruut ja käisid sageli pruudi pool. Ma siis küsisin ka muidugi, mind tundsin huvi, et mis seal siis põnevat oli. No lõket tegime ühe mäe peal. See jäi mul lihtsalt meelde, aga aastaid hiljem helistas mulle ükskord ja ütles, et võtta Arne, et äkki aitad abi nagu välja hädasti oleks pudelit viina vaja. Noh, vana hea võtta, kuidas sa hätta jätad, ma ütlesin, et saad küll, aga et tasu peab ka olema. Et võtan su peale, lähme Hinnomäele, näitad selle lõkkekoha mulle ära ja siis lähme, võtame selle viina ka kaasa. Ja nii läks ja siis ma viisin ta sinna endise taluhoone juurde, see fundament oli alles ja ta oli natuke napsu kõiba võtnud, ega see minek väga kerge ei olnud, aga siis ta hakkas seal orienteeruma ja ütles, et ikkagi ülesse poole tuleb minna ja siis ta viis meid meie uue lõkkekoha juurde. Seda ma tahtsingi teada, kas see lõkkekoht oli samas, meie sellest kohast midagi teanud, aga taastasime sõpradega selle lõkke täpselt samasse paika. Ja kus see haakumine siis võistlusega, see tuleb sellest, et ma üha enam näen selle võistluse võitjaid, kes tunnistavad ühes või teises lauses, et esialgu ei olnud aimugi, et nad olid pühapaikades, aga leidsid need ülesse ja tegid häid pilte ja täpselt nii läks ka selle aastase võidutööga. Aga ma arvan, et võidutööst juba tuleb hiljem täpsemad juttu. Aitäh! Auhinnad annavad üle Arne Adel, hindamiskogu esimees ja hindamiskogu liige Hele Arusoo. Arne, sa oled kenasti lauda. Siin on midagi kirjutatud.
hiigelauhind Pühajõe suus. Puha jäädvustas, Märt Nigu ei tule kahjuks kohale. Virumaa, Jõhvi kihelkond, Pühajõe küla, Pühajõgi ja Pühaorg. Jäädvustasin Toila Oru pargis Kirjut sügist. Pühapuu auhind Tamm kui vanaisa. Kuva jäädvustas Tõnis Argus ei tule kahjuks kohale. Harjumaa, Vaskjala kihelkond, Vaskjala küla, Raudoja Hiis, Vaskjala tamm. Kui Tamm rääkida oskaks, siis ta räägiks nii mõnegi vana huvitava loo. Istuks tamme all ja kuulaks. Ja kui Tammelt tuleviku kohta küsida, siis ta muigaks ja ütleks, et ära muretse, on ennegi igasugu aegu nähtud, elatud ja ellu jäädud. Kasutame ka vahepeal. Teeme nüüd kahe. Andide auhind Sügisene tohtri Tammet Sõõr. Kuva jäädvustas Birgit Masin ei ole kohal. Võrumaa, Vastselina kihelkond, Tohtri küla, Tammet Sõõr. Tohtri külas on muinsuskaitse alla võetud Tammet Sõõr ja Ilmamäe allikas. Tammet Sõõr ehk Tammelump on 20-meetrise läbimõõduga puude ring, mille keskel lohus asuvad kivid. Sealt 200 meetri kaugusel asub Ilmamäe allikas. Jälle plaksuta. Maailma auhind Püha Hiis järve kaldal. Kuva jäädvustas Vadim Madjorov ei saa kahjuks kohale tulla. Venemaa, Pasportostan, Miškini rajoon, Novokljutsevo küla, Maride Püha Hiis. Minu vaarisa Esoki, Novokljutsevo küla loodususu palvevanem vahistati. Kui ta koju pääses, oli ta verevalumites ja vermeis. Ta ütles oma naisele, lähme õlgi tooma ja tõiki nad õlgi. Varem pandi ka Eestis surijad pikkadele õlgedele. Vaarisa heitis pingile pikali ja uinus. Läinud ta oligi. Aga üle küla levis muret tekitav uudis. Nad raiuvad maha Hiie järve kalda. Võimatu, me ei luba seda, neame ära, nad ei julge. Aga Hiis kästi maha raiuda, sama küla meestel. Kuidas? Sest kui mehe kirves puutub püha puud, kaob tema sugu maa pealt. Siis otsustasid naised, tähendab, seda peame tegema meie. Ja Jumo andis naistele tarkust. Nad ei raiunud metsa maha, vaid painutasid noored puud maapinnale ja need, mis olid võimsamad, tehti lühemaks ja oksad painutati maha. Eemalt tundus, et käsk on täidetud. Puud ei kahisenud, neid ei olnud enam kõrgel näha. See tähendas, et keegi ei palveta. Kuid puud tõusid püsti ja ühest kasest kasvas 3, 5, 7, 9 kasv. Aga Liikuva kuva auhind Kerge jäine Pangapank Saaremaa. Video jäädvustas Marko Pall ei ole kohal. Saaremaa, Mustjala kihelkond, Panga küla, Pangapank. Tol kargel veebruari hommikul oli õhk nii jäine, et meri aulas. Õhutemperatuur oli alla -15 kraadi. Kuid Pangapank oma kaunis talvises pidurüüs oli nii ilus, et saatsin drooni õhku ja püüdsin osa sellest filmiliidile.
oli huvitav. pärimuse auhind puuembuses kuva jäädvustas Kristin Kunš. Auhinna valis välja Eesti Rahvaluule arhiiv. Võitlejad pole kohal, kuid palume siia arhiivi juhataja Risto Järve. Siin ja edasi Läänemaa, Karuse kihelkond, Metsküla, tervendav männ. Tervendava männi kohta pole palju teada, kuid kohalike käest kuulsi, et üks naine, kes oli elanud palju aastaid välismaal, oli koju tagasi tulles rääkinud, et tema ema käis tervendava männi juures, mis asub praeguse kooli hoovil. Hiljem tuli välja, et see võis olla ka üks teine männ ning keegi tegelikult enam ei tea, kas tegu on õige puuga. Kuid sellest hoolimata kallistasin ka ise puud ja tundsin end sel hetkel väga suures rahus ja ühenduses loodusega. Hiljem sai siiski kinnitust, et Hotol asuv männ on ajalooline tervendav puu. Küllap Metskülas võis kasvada mitu tervendavat puud, nagu on teada naaberkülas Saastas. Risto. Ja Eesti Rahvaluule arhiivist igal aastal töötajate väike esindus saab samuti läbi elada sellist pärimisprotsessi. Selle aastal olid meil valimas meie fotoarhiivar Enn-Kalev Tarto, meie peaarhiivar Kadri Tamm ja meie kohapärimuse töörühma juht teadur Mariann Remmel. Ja meie jaoks oli selle pildi puhul, nagu kõigi nende pärimuse auhindade puhul on, oluline just see pildi ja teksti koosmõju. Ja statuudi järgi, eks ju, pärimuse auhinnal on pilt, mis kas avab siis arhiivi talletatud lugude või teiste talletatud lugude seost kõige paremini pildi tealt või siis oma enda isikliku kogemuse põhjal. Ja meie jaoks nüüd pildistaja Kristin Kunši kogemus sellest, kuidas ka tema tundis tervendamist koos nüüd korraldajate hilisema kommentaariga andis kinnitus sellest, et tegelikult on väga oluline see, et see, mida me teame, mida me kuuleme oma vanemate, vanavanemate, teiste käest, saaks kuidagi kuskile tallele, sest ainult siis, kui artiklis, raamatus kirja panduna, ainult siis, kui arhiivis seisvana on see info olemas, ainult siis saame kindlad olla, et me ka tulevikus see ei kao ja meil on see taaskasutatav. Ja meie jaoks oli veel iselaadi lisasümbolina oluline see, et selles Metskülas paljude jaoks sellise võitluse sümboliks saanud paigas on see pilt, mis pole tehtud ülevalt allapoole, nagu tänapäeval ju paljud kuvad juba on, vaid on tehtud valguse poole, sinnapoole, kuhu püüdlevad ka puud. Nii et aitäh, saadame Kristinile auhinna kutsuda. Looduskaitse auhind Tamme-Lauri Tamm Virmalistel. Kuva jäädvustas Urmo Paju. Võro instituut määras selle kuva lisaks ka Vana-Võromaa auhinna. Võitjad kahjuks kohal pole, seega palume siia Võro instituudi direktori Rainer Kuuba. Võromaa, Urvaste kihelkond, Urvaste küla, Tamme-Lauri Tamm. Ühel mai õhtu lubas tugevaid virmalisi, otsustasin riskida ja läksin Tamme-Lauri Tamme juurde. Kuigi sealne pildistamise suund selle pildi puhul on lõuna suund. Õnneks oli nii tugevad virmalised, et otse lõuna suunas oli selline mäng minu jaoks kindlasti kõige tugevamad virmalised, mida näinud olen. Et see võrokeisi puhul ka tervust kõigile Nimendile, Esandile ja Latsile. Et ega üksinda Võro instituutides valib jälle ka Võro seltsi VKP rahvas valib neid pilte valivad, oli hulga häid pilte, aga see pilt jäi silma. Ja selle pildi ma annan hää kõnelda, et nagu pildi tegija juba esi ütel,
et ime pildist põhjast lõunahe, see on lõunasuunal tehtud pilt. Aga võru keeles see, mida Taivan näeb, seal pildistatud on põhjavalgus. Nii et seekord on sellest põhjavalgus pildistatud lõunast. Aga hääl kõnelda puust, et põlgundi oma inimesi juba pidine. Et selle puu see elas tulejumal Laurits. Ja tuust on ta puuga nime saanud. Ja kui seda pilti kaiab, siis ega täpselt ei tiiagi, et kas tuli Laurits ja kõrvalt ilmudu, et seekord pilditegijale põhjavalgus paistu lõunast või äkki koguni on see Laurits esi, mille pilditegija pildi peale sai. Nii et kui käyti ühi puiemann, sest alati tasus mõtleda selle peale, et äkki nii on hingek ja elas see puie see näütas midagi säänest, mida tavaliselt ei näe. Nii kui ka pilditegija ütleb, et säänest põhjavalgust ta varrabas ole mitte kolmi käänne. Ja või olla, et minu vaimu näütas inimest esit ka. Aga olgti kõik terve. Ja auhinna saada nii postiga. Soome auhind, salapärane Kämmenkivi Pisamäe, kuva jäädustas Miika Miinala. Palume auhinda üle anda Soome Taivanlaula ühenduse juhataja Patrick Olote. Soome, Kuopio, Pisavaara, Kämmenkivi. Sain sellest paigast teada raamatust Soome luonnonpüha paigad. Läksin seda vaatama koos oma sõbraga ja kogemus oli lausa meeletu. Pärimuse järgi olevat Pisamägi Soome kõige tugevam väekoht, kus kaotavad mõju kõik needused. Mäel leidub mitmeid kombetalitusega seotud paiku ja nende seas ka Kämmenkivi. Pärimuse järgi on seal ilmsetud täisealiseks saamist. Kivi alt läbimine nõudis julgust ja jõudu. Miina. Aitäh. Kiitos. Noorte peaauhind Hiie metsavalvur kuva jäädustas 9-aastane Erminia Batista, Saaremaa Valjala Kehekand, Väkra küla Hiis. Vana murdunud Hiie puutüves elab valvur. Pildile jäid tema nina ja silmad. Peas on tal huvitav kraan. Ta valvab hiidammesid Hiie talu väravas Väkra külas. Ja ma arvan, et kohale tuli ka Erminia õpetaja Ester. Ja Estrilt oleks väga huvitav teada seda, et kuidamoodi teil on õnnestunud lapsed nii häid pilte tegema panna. See on nüüd nii, et ma ise pildistama ei oska. Ja mul ei tule ükski pilt välja, aga mul on midagi hea silm, et kui mingi vaadake sealt. Ja siis, kui ma näidama tulen, siis neid pilte tõesti tuleb. Ja siis me avastan, ega seda me ka ei näinud, kui Erminia pildistas, ma vaatasin kaugemal, me ei näinud seda nägu paistis alles kodus, et tõepoolest hakkas paistma siis nii. Aga meil on head lapsed, Valjala koolis on head lapsed. Ester Laitsaare on ka aasta 2019. aasta Hiie sõber. Aitäh teile! Pühakivi auhind, sama nahk, kuva jäädustas Kaisa Mele Hendla,
Harjumaa Kuusalu kihelkond, Tammistu küla Välgukivi. 2024. aasta kevadel otsustasime sõbrannaga ühendada jõud ning ülikooli tööks uurida, jäädvustada ning helindada mõned pühapaigad. Tammistu küla Välgukivi ehk Kitekivi on legendi järgi pihta saanud välguga. Suur kivi, nüüd ka 2 moondunud ehk mereäärset ala, oma olemuselt väga maagiline kivi. Tema kõrval olevad puud olid kaetud sama kattega, mis kivi isegi, ilus sümbioos 2 maailma vahel. Kaisamine. Terviseauhind, jalavalu ravimas, kuva jäädvustas Kairi Orav. Setomaa, Helsi küla, Anne Kivi. Annepäeval Annemäel, Anne Kivi otsas. Annemäel on 2 kivi, millest ülemine murukamarasse peitunud ravikivi on soega külmal päeval. Kuigi aluline kivi on toodud 20. sajandil andide jaoks, pandi seekord münte väiksele kivile. Mündid kaovad sealt alati ära. Kairi soovib ka sõna võtta. Ma võtan sõna sellepärast, et mul on öelda midagi huvitavat, õpetlikku või naljakat. Et kui on 1 3 nendest, siis praegu on mul midagi öelda. Ma võtan või ma soovin, et seda pilti ei kasutata, sest mõju kaob. See pilt on tehtud 2 aastat tagasi ja kui ma sain teada, et ma võidan selle pildiga, siis ma sain aru, et see vägi on kadunud. Et õpetlikult tahan ma teile öelda, et selliseid pilte ei ole vaja teha ja veel vähem neid kuhugi saata. Virumaa auhind, Kallukse mäng, loojangu. Kuva jäädvustas Elina Kübarsepp. Virumaa, Torvastvere, kihelkond, Kollu küla, Hiiemäng, Kallukse ehk Hiiemäng loojangu ajal. Taustal paistab väike Kiti mägi, kus pärimuste kohaselt asus Hiiemägi Hiie metsaga. Elina. Aitäh. Muldimaa auhind, Võrtsjärve vana saar ehk Tondisaar. Kuva jäädvustas Taavi Tenno. Taavi kahjuks ei saa tulla. Viljandimaa, Tarvastu kihelkond, Võrtsjärv, vana saar. Silmitsedes Eesti pühapaikade kaarti jäi silma, et üks neist asub keset Võrtsjärve. Lähemal uurimisel selgus, et seal asub vana saar, mis veebist leitava teabe põhjal võis muinasajal olla Püha Hiiesalu asukohaks ning sinna olla saadetud talude pühapaikadest välja aetud vaimud. Kahjuks ei õnnestunud saarele oma jalaga astuda, kuid see oli siiski napilt lähemale maismaale, piisavalt lähedal, et sinna drooniga kohale jõuda, mõned fotod teha ja siis nippa-näppaga tagasi jõuda. Ajaloolise Läänemaa auhind, Tamme Vardja, Salumäe loode nõlva peal. Kuva jäädvustas Marek Laimets. Läänemaa, Kirbla kihelkond, Kloostri küla,
Salumägi. Tammepardi aukstest on välja joonistumas kuuekandiline sümbol. Kloostri Salumäge teatakse kui hiiepaika. Selle all kasvanud hiietammed, kuskil mäe all peaks olema ka vanapagana kivi. Astangu ääri ilmestavad peale tammede ka pärnad. Palju õnne! Tavade auhind. Lõkke ja külagi kevadöös Leoma Hiiemäel, kuva jäädvustas Berit Pedolaine. Tartumaa, Tartu kihelkond, Leoma küla, Kiige ehk Hiiemägi. Meie küla tähtsaim koht on Hiiemägi. Käime siin koos lõket tegemas, kiikumas, pühitsemas, öökullide duette kuulamas. Sellel fotol on Leoma Hiiemägi ja Kiik kevadpüha Volbrilõkke kumas. Öös on aimata kahte kogu, kes on viimastena mäele istuma jäänud. Berit. Liikuv kuva, noore üllataja eriauhind, Kiigelugu ja minu lugu. Vaatame video ära ja siis palume siia seda jäädvustanud Imriid Leini. Tartumaa, Tartu kihelkond, Meomaa küla Hiiemägi. Meomaa Hiiemägi asub minu kodukohas, meie majast üle tee. Kutsume seda ilusat kohta ise Kiigemäeks. Käime seal ikka kogu külaga tähtpäevadel koos. Olen seal koos emaga kiikumas käinud päris pisikesest peale kuni praeguseni välja. Ka minu 2 nooremat õde on juba tublid kiikujad. Laulame ikka koos Eie Tuia Kiige laulu ja pikutame selili kiigel. Ema teeb meile hoogu. Tuia, lase kiikur käia, ei saa lasta, tuli moori vasta. Eia Tuia, lase kiikur käia, ei saa lasta, tuli moori vasta. Kiiku kogu, lase kiikul käia. Kiiku kogu, lase kiikul käia. Kiiku kogu, sügis saabub varsti. Kiiku kogu, sügis saabub varsti. Eia Tuia, lase kiikul käia. Eia Tuia, lase kiikul käia. Imriid, palju üles siit. Kas sa laulaksid meile veel kord seda laulu? Eia Tuia, lase kiikul käia. Eia Tuia, lase kiikul käia. Ei saa lasta, tuli moori vasta. Ei saa lasta, tuli moori vasta. Palju õnne! Nüüd tuleb aga 5 auhinda, mida ühendab mees, kes seisis kaamera taga. Vaatame need suurepärased kuvad kõik ära ja seejärel palume siia nende autori Sven Tšatšeki. Uurali rahvaste auhind, suur kivi keset jõeorgu, Rootsi, Sareki rahvuspark, Pühamägi, Nammati. Saamimaal, Sareki rahvuspargis asub saamide Pühamägi, Nammat. See on keset Rapa jõe orgu kõrguval kalju, mida saab imetleda jõe orgu mõlemalt poolt ääristavatelt, veelgi kõrgematelt kaljudelt. Fotol on sügisõhtune vaade
mille on teinud dramaatilisemaks sealsele paigale omane liiklik ilm koos vihmasaju ja päikesepaistega. Kuva jäädvustas siis Sven Tšatšek. Saarte auhind, Eesti kujuga auk, Hiiumaa, Käina kihelkond, Kolga küla, Põhjatu auk. Käisime suvel perega Hiiumaal ja mulle jäi enne minekut silma väga kutsuva nimega pühapaik ehk Põhjatu auk. Seda lausa pidime vaatama minema. Tee sinna oli pikk ja auklik. Õnneks polnud ükski neist põhjatu. Kõige parema vaate andis droonikaade, millelt sarnanes Põhjatu auk Eestimaa kujuga. Kuva jäädvustas Sven Tšatšek. Hiie valu auhind, idioodid pühapaigas, Harjumaa, Vaskjala kihelkond, Jüri Alevi, Lehm ja Tammik. Lehm ja Tammiku suitamine algas väga positiivsete emotsioonidega. Puud olid võimsad, kohati lausa võras pidigi kokku kasvanud. Järsku oli keset Tammikut just kui natuke avaram koht, mida ääristasid eriti vanad ja väärikad puud. Kahjuks oli igaühte neist rületanud punase spreivärviga piserdatud roppusega. Idioodid olid käinud pühapaigas. Valisin kõige vähem ropu, kuid siiski kriiskavalt rõveda välja ja vajutasin äärmiselt halva tundega päästikule. Kuva jäädvustas Sven Tšatšek. Pühade vete auhind, sinimustvalge Jägala, Harjumaa, Jõelähtme kihelkond, Koogi ja Jägala Joa küla, Joarengas, Eesti lipu värvides Jägala varakevadist võima näitamas. Kuva jäädvustas Sven Tšatšek. Üldarvestuse peaauhind, taevane puudutus, ajaloolise Tartumaa, Otepää kihelkonna Pühajärv. See oli üks imelik päev, mil terve Lõuna-Eesti oli pilves, aga Otepää ja Pühajärve kanti mitte. Kuigi ka siia oli juba lõuna poolt saabumas suur pilvemassiiv. Tohutu tormituulega, mis lubas kogu novembri poolt kaunistada looduse valge rüü maha puhuda. Ilma muutuste pilvevööndi ees tekkis päikese ümber kaunistav halo, nagu taevane puudutus hüvasti jätuks. Ainult ilusa valguse ja kenasti lumiselt kaunistatud loodusega. Vaid hüvasti jätsin oma vanaemaga, kes lahkus sel samal pildi tegemise päeval, eks ta sinna nii ilusate nähtuste tekkemaailma läkski. Kuva jäädvustas Sven Tšatšek. Sven, palun tule siia. Tere, aitäh! Klaarime selle nime asja kõigepealt ära. Need katused oli nagu valesti läinud hääldaja suus, et see katus on selle keskmise imeliku tähe peal, mitte alguses, nii et Tšatšek on jah, keegi muu. Ei, pole hullu, ma olen sellega harjunud. Tegelikult on ainult 3 inimest minu elus suutnud esmakordselt lugedes nimega täppi panna, nii et see ei ole üks halb näitaja. Ma harjutasin seda su nime ette. Väga stabiliselt on öeldud, 5 korda samamoodi. Nii, aitäh.
ennist nüüd, kui Aarne see sissejuhatus tegi, siis ta ütles jah sellised sõnad, et paljud kohad, mis nagu oma iluga fotograafi tõmbavad, ei pea pruugigi olla need, ma teangi, et mis kohad need on, et kas nad on pühapaigad. Muidugi seda pilti tehes ma juba teadsin, et Pühajärv on pühapaik ka. Aga mõned, ütleme, aastaid tagasi leitud kohad, mis ennast on mind on enda juurde kutsunud, ongi teinud seda täiesti iseseisvalt, mitte lähtudes mingitele allikatele või mingi kirja pandud sõnale. Ja, aga see oli jah, eriline hetk, et sellist kokkumängu nii looduse kui valgusega, et maa pealt ei ole midagi näha. Et maa pealt ma läksin tegelikult pildistama lihtsalt pooleldi jäätunud Pühajärve, ilusti lumega kaunistatud siis metsasid, aga mingi konkreetse nurga alt siis nagu alavikka, nagu vikerkaar ja sellised nähtused ikka sõltuvad sellest, et kus sa seda vaatad. Et siis mingi nurga alt oli see vaadetav siukene see ala, jah. Aitäh! Aitäh! Täname kõiki ja nagu kombeks on, püüame 3 korda hõissa vägevat. Hõissa! 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 Ma saadan teid kenasti kohale nüüd. Aitäh teile! Järgmisena sõna saab Hiitemaja Sihtasutuse nõukogu esimees Madis Arukask. Head inimesed ja teised olendid. Mida öelda? Need inimesed, kes tegelevad vanade juttude uurimisega, ma ei saa olla niisugune, teavad, et enamjaolt müüdid ja ka vanemad muistendid nad toimuvad mitte selles ajas, kus meie elame ja selles maailmas päris või mingis müütilises eelajas, kus on siis loodud, tehtud valmis, kujundatud see koht, kus meie siin praegu oleme. Ja see teadmine on loonud siis erilise suhtumise nendesse lugudesse ja nendesse kohtadesse. Ja see ongi üks sellise pühaduse nurgakive. Nii et me saame hästi aru, et need kohad, mida me tänapäeval nimetame looduslikeks pühapaikadeks ja need lood, mis nendega koos käivad, on sageli sama päritolu või sarnast päritolu, ehk siis midagi meie eelset ja meist suuremat ja ülevamat. Ja selge see, et nüüd on juhtunud selline kehv lugu selles maailma nurgas, kus me elame. Ja mõned sajad aastad tagasi juba, et selline teaduslik maailmapilt ja kooliharidus, mis me kõik läbi käime ja mis meist kõigist üle käib, on õpetanud meile teistsugust suhtumist sarnastesse asjadesse ja seadnud kogu vastutuse inimmõistusele, mis on üks siiski suhteliselt kehva riistapuu. Nii et kui uskuda evolutsiooni, siis peame vist siiski arvama, et ka pühaduse tunde andmine inimesele on üks evolutsiooni nipp olnud, et me päris kõike tuksi ei keeraks. Aga jah, nagu me kõik teame ja näeme, see on juhtumas ja veel hullem on see, et kui me ka ei usu, siis üks asi, mis meid aitab, on mälu alati. Aga ka mäluga saab kehvasti ümber käia. Mälu on see asi, mida kardavad kõik suurvõimud, igasugused süsteemid. Ja kui meile hakatakse rääkima neid lugusid, et meie mälu deformeeruks
ja me asjades kahtlema hakkaks. Ja kui seda tehakse me oma riigiski juba, siis pole asi hea. Kui IT-maja sihtasutus loodud sai, siis sai see loodud lootuses, et need tegevused on toetatud vastava programmi poolt riiklikult, aga ajad on läinud ja riigi toetus on tänapäevaks 0. Nii et IT-maja kui samuti mäluasutus tegutseb puhtalt vabatahtlikult praeguseks. Põhiline tööjõud on Ahto Kaasik, kes ka sel aastal on teinud väga põhjalikke välitöid Saaremaal, Läänemaal, Virumaal. Seesama üritus praegu toimub IT-maja toel ja üks IT-maja suuri eestvõtteid on olnud loomulikult pühapaikade kaart Maa-ameti geoportaalis. Aga nagu ma just rääkisin, eks ole, et see mälu vastu võitlus riiklikul tasemel käib. Kliimaministeerium, kaasab muidugi ka metsafirmad on selle vastu. Nii et IT-maja vajab tuge, ükstapuha mis sorti tuge ja üks toe viis loomulikult on kõik muud hiiesõbralikud teod ja need inimesed, kes neid korda saadavad. Nii et see ongi nüüd see koht, mille juurde me asume. Sel aastal on välja kuulutada 9 hiiesõbralikku tegu ja laseme tulla. Hiiesõbralike ettevõtmiste tunnustamiseks palume tänukirju üle andma IT-maja sihtasutuse nõukogu esimees Madis Arukask, kes on juba laval, ja sihtasutuse juhataja Ahto Kaasik. Tammealuse hiie hoidmine, maaosuliste Virukoda. Palun tänukirja vastu võtma Virukoja vanemal Ülle Männik. Virumaal Mahu kihelkonnas sama külas asub Tammealuse hiis, kuhu veel 100 aasta eest koguneti hiiepühi pidama üle terve kihelkonna. Alates 2010. aastast on selle hiie eestkostjana tegutsev maaosuliste Virukoda hoolitsenud selle eest, et hiierajad oleksid avatud, allikad puhtad ja põline hiiepühade tava kestaks edasi. Aituma maaosuliste Virukoda! Virukodalaste jaoks on oma hiie hoidmine iseenesest mõistetav ja ilmselt me igapäevaselt ei mõistagi, kui oluline see on hiie pärimuse hoidmisel ja selle edasiandmisel järgnevale põlvkonnale. Ja siinkohal ma tahangi tõesti südamest tänada kõiki Virukoja liikmeid ja meie sõpru, kes on panustanud selleks, et meie hiis oleks puhas, korras ja hoitud. Ja ka neid, kes on aidanud meid korraldada hiiepühi ja ka neid inimesi, kes on lihtsalt osalenud meie hiiepühadel, sest see ka on väike panus meie pärimuse hoidmisel. Ja lõpetuseks ma tahaksin teid kõiki kutsuda eeloleval kevadel Tammealusele hiide meiega koos suviste pühi pidama. Aitäh! Hiitekuvavõistluse toetaja Eesti Rahvaluule Arhiiv.
palun tänukirja vastu võtma arhiivi juhataja Risto Järv. Meie rahval on tavaks teha suuri asju ühiselt, talgu korras. Nii toimib ka maailmas ainulaadne rahvusvaheline hiitekuvavõistlus vabatahtlike ja toetajate ühisel jõul. Eesti Rahvaluule arhiiv on alates 2013. aastast toetanud võistluse auhinnasalve oma põnevate väljaannetega. Nüüd juba 10 aastat on Eesti Rahvaluule arhiiv osalenud ka võistluse sisulises töös, valides välja pärimuse auhinna. Aitüma, Eesti Rahvaluule arhiiv. Ma ennem siin juba rääkisin ja kordan neid sõnu. Mälu on oluline, hoidkem seda, talletagem seda. Aitäh selle töö eest, mis teie teete. Abi looduslike pühapaikade uurimisel Virumaa muuseumid. Palume tänukirja vastu võtma Virumaa muuseumide vanemteadur Uno Trumm. Looduslike pühapaikade kaardistamine algab varasemate andmete korjamisest. Virumaa muuseumid on mitme aasta jooksul osutanud tõhusat kaasabi Virumaa pühapaiku puudutavate arhiivi andmete, vanade maakaartide ja käsikirjade leidmisel ning koondamisel. Tänu sellele oleme leidnud mitmed pühapaigad ka maastikul üles ja kandnud kaardile. Aitüma, Virumaa muuseumid. Uno Trumm, aitäh, mul on hea meel tänada Hiitemaja selle eest, et meid tänavad. Kui ennist oli juttu sellest, et arhiivid ja muuseumid peavad salvestama, siis mul on jällegi hea öelda, et seda salvestatud peab saama ka kasutada. Ja tegelikult ega me nagu väga ei mõelnud, et me teeme midagi erakordset, kui me andsime oma käsikirju ja kogu seda infot, mis meile salvedesse oli kogunenud Ahtole edasi, et ta saaks sellega tööd teha. Selline tavaline igapäevane kutsetöö ja tegevus, aga alati on hea meel sellest, kui sellest ka kasu on. Aitäh! Hiite kuvavõistluse toetaja Tagavälja talu. Palun tänukirja vastu võtma Vilve ja Kalev Niine. Jõhvi kihelkonna Atsalma külas tegutsev Tagavälja talu on toetanud Hiite kuvavõistlust alates 2014. aastast. Virumaa auhinna võitja on saanud lahkest talust nautida suitsusauna ja õppida kodus leiva valmistamist. Terveks ja jätkusuutlikuks eluks on vaja nii ühte, teist kui ka kolmandat. Looduslikud pühapaigad on meie ühine pärand ja nende eest hoolitsemine meie ühine hoov, teab Tagavälja pererahvas. Aitüma, Tagavälja talu. Palume saadame auhinna koju või siis Viru koda võtab kaasa ja viib ära. Hiie hariduse edendaja Ene Lukka. Palume tulla tänukirja vastu võtma. Rahvakultuuri, teelekas uurija ja täiskasvanute õppe edendaja Ene Lukka on looduslike pühapaikade alaseid teadmisi pidanud oluliseks aastakümneid. Alates 2017. aastast loetakse tema eesvedamisel
püha paiku tutvustavaid aineid ka mitmes kõrgkoolis. Nii on saanud Eesti Maaülikooli ja Tartu Ülikooli, Pärnu kolledži ning Viljandi Kultuuriakadeemia 100 tudengid alusteadmisi looduslike pühapaikade kohta. Aitüma, Ene Lukka, palun tule auhindele. Võtan siis sõna mälu, millele nii Madis kui ka Risto tähelepanu juhtisid, mälu tähendus, aga mäletada me saame siis, kui me midagi tunneme, teame, mida on tarvis mäletada. Ja haridus pean ma väga oluliseks, kui on ühes riigis haridussüsteem, siis nii alus-, kesk- ja kõrghariduses peab see oma kultuuri, pärimuskultuuri, kohaliku kultuuri haridus väga loomulikult ja alaliselt sees olema, aga ei ole. Eriti õpetaja hariduses. See lünk on nii tohutu ja siis ongi tekkinud see olukord, et me ei väärtusta nii pühasid paiku ega seda oma kohalikku väärtust. Nii et siin on äge rahvas, kõvad tegijad, et mis me teha saaksime, et see haridus oleks ka vähemalt alati õpetaja hariduses üleskutse. Ja mina ei ole sellega hakkama saanud, ka äkki keegi teie hulgast saab seda, siis ma hoian pöörda, toetan kõigega, millega oskan. Ja suur tänu muidugi ootamatu auhinna eest. Aitäh! Pühapaikade kaardistamine, Lembitu Tverdianski, palume tulla tänukirja vastu võtma. Lembitu Tverdianski on kaardistanud mitmeid Kullamaa kihelkonna pühapaiku ja andnud suure panuse selle valdkonna edendamisse kogu Eestis. Tema eestvedamisel käivitati 2003. aastal maastikul asuva pärandkultuuri laiaulatuslik kaardistamine. Nii saime esialgseid andmeid paarisajast pühapaigast. See andmestik on olnud abiks looduslike pühapaikade kaardi loomisel ja ka edasiste uuringute korraldamisel. Aitüma, Lembitu Tverdianski. Kui ei ole, siis me võtame Kullamaale auhinna kaasa ja viime Lembitule. Valjala kihelkonna pühapaikade jäädvustamine ja uurimine. Eeva Helga Kupits. Palume tulla tänukirja vastu võtma. Eeva Helga Kupits on 10 aasta jooksul suure püsivuse ja hoolega jäädvustanud ja uurinud Valjala kihelkonna pühapaiku. Juba põhikoolis võitis ta hiitekuvavõistluse noorte auhinna. Kuressaare gümnaasiumis koostas ta loovtöö kodukihelkonna pühapaikadest. Tänavu aga kaitses Tartu Ülikoolis bakalaureuse töö looduslike pühapaikade kaitse õiguslikud aspektid ja probleemid. Valjala kihelkonna näitaja jääb vaid soovida, et selliseid noori sirguks igast koolist. Aitüma, Eeva Helga Kupits. Tsiteeriks kõigepealt siis oma kallist klassilendu, kes ütles mulle kunagi, et kas sa jaurad ikka veel oma nende kividega. Jah, et ilmselgelt jauran veel oma kividega ja olen juba lasteidudega jauranud. Et siinkohal kõige suurem süüdlane on ilmselt Ester, meil ikka, kellel ma väiksest peale ma käisin matkadel. Ja võib-olla ma väiksena siis virisesin, et jalad valutavad ja mis me siis nendest kividest ikka vaatame. Aga tundub, et tal on ikka sellele mõju olnud. Ja aitäh, väga üllatav
ja rõõmustav tunnustus. Aitäh! Abi looduslike pühapaikade kaardistamisel Valmar Liuhka ei ole täna saanud kahjuks kohale tulla. Enamik Eesti pühapaiku ootab alles kaardistamist ja sageli on see võimalik vaid kohalike põliselanike kaasabil. Tänavu sügisel pühendas põline metsamees Valmar Liuhka lahkesti oma aega selleks, et anda edasi Tudu kandi pühapaikade pärimusi ja näidata need paigad ka maastikul kätte. Tänu sellele talletasime väärtusliku andmeid ja kaardistasime mitu pühapaika. Aitüma, Valmar Liuhka! Südamega tehtud film. Sophie Blanc, Jeremy Bourgeois. Filmi autorid on mõttes meiega, kuid ei saa kahjuks kohale tulla. Prantsuse dokumentalist Sophie Blanc ja Jeremy Bourgeois valmistasid aastatel 2022 kuni 2024 dokumentaalfilmi Udumaad. Peamiselt Leedu ja Eesti looduse ja pärandikandjate kõrval on seal mõjusalt kujutatud ka meie looduslikke pühapaiku ning rahvusvahelise vaatajaskonnale tutvustatakse Eesti looduslike pühapaikade kaarti. Filmi jäädvustamisel näitasid nad üles erakordset pühendumist, sest võtsid selleks talvisel ajal jalgratastel ette mitme tuhande kilomeetri pikkuse teekonna. Aitüma, Sophie ja Jeremy! Õnnitleme ja täname veel kord kõiki ja hüüame kõigile 3 korda hõissa. Hõissa, hõissa, hõissa! Sõna saab EVT Põlisrahvaste Sihtasutuse esindaja Kaja Toika. Head emandad ja isandad ja head lapsed. Maarahvas on sama, mis on maatõug. Selle maaga koos ja selle maa väest kasvanud rahvas, kes põlvkondade läbi on omandanud oskused selle maa peal toime tulla ja kuidas seda maad kohelda. Maarahvas on uhke oma pärandi, oma keele ja pärimuse üle. See on maarahva vaimuvõit. Kuid kust on pärit see, kui noored eelistavad esivanemate keelele võõrkeeles rääkimist? Kui riik ei leia raha ka kaitsealuste taluhoonete remontimiseks, kui riiklikul loal hävitatakse looduslikke pühapaiku ja sellega maarahva kultuuri. Eesti riik on võtnud suuna rohepöörde sildi all meie looduse hävitamisele. Metsade lagedaks raiumine, uute maavarade kaevandamine, üle 1000 hiigeltuuliku püstitamine üle maavalla. See hävitab tulevikus kogu looduse ja inimeste elupaigad. Eesti riik on unustanud enda põlvnemise maavalla rahvastest ega tunnusta enda olemasolust teada andvaid maarahvaid. Ja ennast on teada andnud saarlased, võrokesed, haanimehed, virulased, läänlased on endiselt olemas ja nõuavad, et rahvusvahelise õiguse alusel ja nõuavad, et Eesti Vabariik tunnustaks nende õigust öelda, mida maarahvaste põlisel maal võib teha ja mida mitte. On vaja, et meie maarahvaste hääl saaks tugevamaks ja sellele
äratundmisele, et oleme maarahvast, aitab kaasa ka tänane sündmus. On kaasa aidanud juba, nagu öeldi, 17 aastat. Ja see teadmine jõuab vähehaaval ka üle maa alla. Tänud selle sündmuse eest. Tänavuse aasta hiiesõbra väljakuulutamiseks palume siia tulla Maavara koja juhatuse ja esinduskogu liikmetel, Hiitemaja sihtasutuse juhatuse ja nõukogu liikmetel, EVT põlisrahvaste sihtasutuse esindajatel. Samuti palume siia eelnevate aastate hiiesõbrad Martin Kivisoo, Lemmi Välli, Toivo Sõpp, Mariann Remme, Jaanus Kiis, Marju Võivupuu, Helmi Kaljurand, Tarmo Kasiko, Kaja Tuhka, Rein Mara, Ahto Kaasik, Eha Metsali, FSC Eesti esindaja Rea Raus, Ester Vaiksaar, Jüri Metsalu, Erik Valksaar, Sirje Kaseti ja Ruben Kaalep. Palume siia ka Viru koja Sepa Sassi ja käsitöömeister Vairi Orav. Võtame kohe sellise hea positsiooni sisse, et on pilti ka pärast teada. Head inimesed, võtan tugevalt kättemust. Hiiesõbra aunimi antakse isikule, kellel on looduslike pühapaikade hoidmisel, uurimisel või tutvustamisel erilised teened. Hiiesõber on teinud pühapaikade heaks palju enam, kui ta peab tegema, ja on teinud enam, kui talt oodatakse. Tavapäraselt antakse hiiesõbrale tänutäheks kirves. Kirves on väärikas töö, taia ja sõjariist, millesse on kätketud esivanemate tarkus, taid ja vägi. Hiiesõbrale ulatatud kirves on kantud usaldusest, austusest ja tänust. Tänavusele hiiesõbrale sepistas kirve Viru koja Sepp. Hiiesõbrale seotakse ümber toetav ja kaitsev vöö, mille valmistas tema jaoks käsitöömeister Kairi Orav. Tänavune aasta hiiesõber on näidanud nii sõnades kui ka tegudes, nii teadlase kui ka ametnikuna, et ta hoolib looduslikest pühapaikadest. Muinsuskaitseameti looduslike pühapaikade nõunikuna aastatel 2019 kuni 2024 hiiesõber tegeles igapäevaselt muinsuskaitsealuste looduslike pühapaikade kaitse korraldamisega. Valmistas ette seni arheoloogia mälestistena kaitstud pühapaikade kaitse alla võtmise looduslike pühapaikadena. Korrastas kaitsvate pühapaikade andmestikku,
kontrollis maastikul üle neist enamiku ja täpsustas asukohti, kirjutas rahastustaotlusi ja koordineeris looduslike pühapaikade uuringute tegemist Lääne, Hiiu ja Pärnumaal, osalt Viljandi, Valga ja Võrumaal. Korraldas 21 pühapaiga muinsuskaitse alla võtmise menetluse, sealhulgas sai esmakordselt kaitsealas 17 ristimetsa. Valmistas ette Muinsuskaitseameti, Hiitemaja ja Eesti FSC koostööleppe looduslike pühapaikade kaardirakenduse esitamiseks Maa-ameti geoportaalis ja metsaportaalis, millega aitas kaasa pühapaikade kaardi tellistamisele geoportaalis. Tänavuse aasta Hiie sõbra sõnadel ja tegudel on olnud mõnu ja mõju. Head emandad ja isandad. Tänavuse aasta Hiie sõber on Pikne Kama. Sõna on Hiie sõbra. Ja aitäh esiteks kõigile, et on väga rõõmustav, kui isendal on tunne, et sa oled palju tööd teinud, aga et see tööd märgatakse ka teiste poolt ja ma arvan, et ka väga palju tööd on sellist nähtamatut, mis võib-olla ei paista silma, aga mis riigi ametis töötades on paratamatu, nagu seadused, menetlused ja vahepeal ka isendale tundus, et miks need asjad võtavad nii kaua aega, aga ma arvan, et oluline on liikuda õiges suunas. Ja kindlasti ma pean, ma ei ole neid asju üksinda teinud, et ma pean tänama oma endiseid kolleege Muinsuskaitseametist ja ka looduslike pühapaikade eksperdinõukogu, kellega meil oli väga hea koostöö. Ja ma üldse usun, et koostöö on edasiviiv jõud ja ma loodan, et seda koostööd on üha enam nii riigi, nii huvigruppide, kõikide asjast puutuvate asutuste ja inimeste vahel. Ja kui ma tööle tulin, et siis oli juba väga palju tööd sellega ära tehtud, et esmakordselt oli meil eraldi mälestuse liik, ajaloo looduslik pühapaik. See oli seadusesse äsja sisse kirjutatud või see seadus oli äsja vastu võetud. Nii et mina sain juba sealt edasi liikuda, aga loomulikult selle seaduse rakendamine ja sisustamine jäi siis minu ametiaja sisse. Ja ma arvan, et selle ligi 5 aasta jooksul, kui ma Muinsuskaitseametis töötasin, sai tehtud suur samm õiges suunas. Loomulikult on meil väga palju probleeme ja neid samme tuleb veel väga palju teha, et jõuda edasi. Aga vähemalt siis see töö, mida on eelnevalt tehtud ja mida minu ajal sai tehtud, et siis tulevikus saab sealt edasi sammuda parema kaitse suunas. Ja mis mulle töö puhul kõige rohkem meeldis, olidki ikkagi välitööd, käisin ligikaudu, ma arvan, et umbes 500 tuli ära looduslikult pühapaigas kohapeal, dokumenteerisin ja see maastike rikkus ja eelnevalt siis selle pärimusega tutvumine ja seal kohapeal siis see, kus see pärimus saab kokku selle reaalse füüsilise ruumiga ja kogu see Eesti maastike ja kohtade rikkus ja pühapaikade rikkus. Ja need palju kuvavõistluse pildid olid mulle tuttavad kohad, et see on tõesti
see väärtus, mille ma võtan, see teadmiste ja kogemuste väärtus, mille ma võtan ka kaasa nüüd, kui ma enam Muinsuskaitseametis ei tööta. Ja siin samas pildi peal on siis Ida-Virumaa Hiiekivi Sirgala lähedal, kus on maha jäetud nõukogudeaegne karjäärilinnak, aga siis seal samas on ka Hiiekivi ja see oli kadunud vähemalt ameti seisukohas ligi 30 aastat. Seda oli käidud 5 korda otsimas, aga paraku ei olnud üles leitud ja see märk, mis meil kultuurimälestiste kaardil oli, ei olnud õiges kohas. Aga et siis koos Ida-Virumaa nõunikuga sai koha peale mindud ja üsna nagu, ma ei tea, vist siis, kas see eelnev töö või mingi tunnetus siis viis ikkagi meid kohe sinna kivi juurde ja õnneks olid vanad fotod olemas, et sai kindlaks teha, et see on see õige kivi ja neid nii-öelda kadunud pühapaiku või jah, mida siis oli otsida, oli päris palju, aga nüüd on need suuresti üles leitud ja kaardiandmed õiged ja tulevikus saab siis juba sellest tööst, jah, nagu ma eelnevalt mainisin, et uued inimesed selles ametis siis saavad toetuda sellele ja liikuda veel siis edasi. Nii et suur tänu, aitäh! Tulge palun üks samm kõik siia mulle lähemale ja tõmmake kokku poole natuke äärste poolt. Väga kena ja vaatame kõik siia ja 1, 2, 3 pildistan. Aitüma. Aitüma. Ja ikka on meil kombeks ja ka põhjus hüüda Hiie sõbrale 3 korda. Hõissa, tõuseme ka püsti samal ajal. 1, 2, 3. Hõissa! 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 Ja saadan kõik joosti kohtarile. Aitäh teile. Aitüma teile kõigile. Kutsun lavale Lüütürri, kes laulab Hiie sõbra auks. Tulid sina üles hommikulla, tulid üles hommikulla, vara enne valgeta, argipäeva aegudella, laupäeva lõuna alla, võtsid mütsikse piiusse, raske koti kaenelasse, läksin metsa luusimajje, oma aega viite majje, püha paiku tervitama, ristimetsi määletama, uusi metsi uudistama, seal sina nägid teedreparve, teiseks laia laagleparve, Lüütürri linnukesi, ole sina terve, pikne poissi, tarka meesi, püha paiku määlestamas, püha paiku uusutlemas, sul on jõudu, sul on rammu mitme mehe jagu, tarku
Tartust ei täisi Tartu jagu, Tartust täisi Tartu jagu. Võta vasta kiidusõna, võta vasta kiidusõna. Hiie sõbra väärilise, hiie sõbra väärilise. Ja ongi käes hetk, kus meie Hiieväe sündmus on lõpule jõudnud või kohe jõudmas. Meie esivanemad on usaldanud meie hoolde pühad puud, veed, kivid, maa. See usaldus annab meile vastutuse. Kui selle usalduse ära tunneme ja vastutust kanda julgeme, hakkame tajuma sügavamat usaldust ja seotust oma maa ja esivanematega. Ma tänan ja õnnitlen omalt poolt aasta Hiie sõpra ja kõiki tunnustuse saajaid. Ja kuna te olete istunud nüüd juba mitu tundi, paar, 3, siis te olete kõik oodatud keha kinnitama. Kohe avaneb võluväär seina. Ja siin samas ekraani taga on kaetud imeline laud. Jatku leiba. Aitäh teile!